meil on üks komme, me küsime oma saatekülalistelt selliseid küsimusi, mis mõõdavad nende konservatiivsuse ja liberaalsuse mõõdet vastavalt Postimehe hääleandjale ja siis nende parempoolsuse ja vasakpoolsuse mõõdet ja ideaalis oleks kiired vastused ja kui tahad muidugi põhjendada oma vastust, siis sa võid põhjendada, aga me teeksime. Aga võib vastata ei ja. Ja võib öelda, et ei ole, ja siis võib ka vastata seda, et see ei ole minu jaoks oluline või et pigem jah või pigem ei ja nii võib ka vastata. Ehk siis kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? No kristlik konservatiivina pean ma ju vastama ei. Okei. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Jah. Kas transsoolist õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? See on keerulisem küsimus, see sõnavabaduse piiramise küsimus, et see peab olema kaitstud, aga selle piiramine on ikkagi, sõnavabadus on põhiseaduslik õigus. Et selle piiramisele peab olema väga ettevaatlik ja konservatiivne. Väga hea. No nüüd on meil üks eriti hea küsimus, et kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamisest ettepoole? Leidsid nüüd küll õige inimese, kellelt seda küsida. No, võib öelda järgmine ka. Mul tekib sellele vastamisel huvide konflikt. Olgu väga hea, selge, väga hästi. Aga selles suhtes, et mõned sinu klientidest, eks ole, on vastupidi teinud, et mõned nendest emadest on ju seadnud tegelikult pere ja laste kasvatamise ettepoole. Ja neid ei tohiks, meie arvates ei tohiks neid karistada selle eest. Jah, neid ei karistata selle eest, aga seda, kui nad on oma karjääri loovutanud laste ja pere nimel, sellest ka ei premeerita neid kahjuks. Et eriti nagu perekondades, kus ütleme on vaba abielu näiteks, et seal kahjuks need naised on üsna kaitseta tänase seadusandluse silmis. Ja, sellega me oleme nõus. Nii. Siis läheme küsima, et kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Protsentuaalselt? Nad ju maksavadki rohkem makse. Okei. Nii, et, aga ei ole peaksid rikastel peaks olema 38% ja vaestel 15%. Ei. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Ei. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Ei. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Jah. Kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Jah. Kas riiklik alampalk on vajalik? Jah. Väga hea. Kas vajaduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? Ei. Väga hea. Mulle meeldivad. Meil on nagu üle pika aja meil korralik külaline. Ei jaa vastustega. Ei jaa ja hakkasin pikalt keerutama. Jah, on olnud meil saatekülalisi, kes vastavad väga põhjalikult, et ei saa aru, kas on ei või on jaa. Aga võib-olla see viitab sellele, et minust ei saa kunagi hea poliitikat. No seda me tahtsimegi just öelda. Need on olnud just mida pikema ajalisem poliitik, seda nagu ujuvam vastus on. Aga väga ilusasti vastatud, pole midagi öelda.